Nüüd, kui te ostate artikleid sisse partiidega ja registreerite need Esiilis ära või siis soovite partiide põhiselt jälgida juba toodetud poolkooste või lõpptooteid, siis antud laoses artiklid nimekiri pole piisav, sest siit summeeritakse kõik antud laos olevad artiklid kokku. Selle jaoks tuleks kasutada laoseis partiid ja leitav ta siis samuti lao mooduli alt. Ja kui me nüüd vaatame sama artikligruppi ja vaatame artiklit PA01006, mida siis laoses artiklit näitab, et on 117 meetrit materjali laos, siis siin partiidega laoseisus näeme ära, et tegelikult see 117 jaguneb 5 erineva partii peale laiali ja näeme ära siis palju igat konkreetset partiid meil laos saadaval on. Ja lisaks veel on siin siis olemas selline tulp nagu saadaval, ehk kui tegu on müüdavate artiklitega ja antud toode on reserveeritud müügitellimuse peale, siis siit tuleb erisus sisse, et saadaval number on väiksem ehk siis reserveeritud müügitellimuse jaoks.